Tere tulemast meie suvilasse. Me tulime, eile jõudsime baalilt ja täna kahjuks tuli kohe hakata suvilas muru niitma, sest vahepeal pole keegi seda teinud ja meil on reaalne heinamaa siin. Seega Rain hakkas trimmerdama, ma riisun seda heina siin kokku ja siis peaks homme saama ilusti muruniidukiga kogu selle asja ära niidetud. Aga meil on siin, vahepeal käis Rainil isa, kuna meil siin elektrit ei ole, siis elekter tuli vedada siia majani. Ja tänu sellele on ka siin suht selline mülgas, pool seda hoovi on lihtsalt üles kaevatud, et saaks selle elektri normaalselt veetud. Ja sinna tuleb siis mõne päeva pärast saun, seega mul ei ole isegi mõtet seda siit hakata kokku riisuma, sest ilmselt see saun tuuakse ka mingi suurema mingi masinaga, nii et ma arvan, et see olukord läheb isegi hullemaks siin maja ees. Nii kahju, sest eelmine aasta just me külvasime murusi ja kõik hakkas ilusti kasvama, aga peab jälle otsast peale alustama selle muruvärgiga, aga pole hullu, vähemalt me saame elektri, vähemalt me saame sauna ja ilm on täitsa mõnus. Vahepeal tibutas, aga soe on ikka, suvine ikkagi. Ja nüüd me siin siis niidame. Me oleme juba päris kaua siin seda teinud. Mingi 4 tundi vist ja loodame täna ilusti valmis saada. Muidu tahtsime kohe muruniidukiga täna ära niita pärast trimmerdamist, aga me saame aru, et see hein on pärast trimmerdamist kõik ülimärg, seega muruniidukiga täna midagi teha ei ole. Selline seis siis siin. Tore. Täna on siis esmaspäev. Eile me ei jõudnud kõik suvilas ära niita, sest hakkas vihma sadama, nagu ka täna. Nii ilus. Ja Rainil hakkas halb, seega me tulime eile suht varakult ära. Ja ongi nii, täna on kehv ilm, täna ka minna ei saanud, Rainil ei olnud ka veel tervis päris korras. Seega loodame, et homme läheb paremini, jõuame kõik ära niita. Ma siin käisingi, kuna meil autot ei ole hetkel, käisin jala toidupoes, mõtlesin, teen mõnusa jalutuskäigu. Nii palju siis sellest. Nii, täna on pühapäev. Me lähme nüüd 3. korda maale. Nädal aega on sellest, kui me tagasi jõudsime Eestisse. Täna tulime siis siia ehitusplatsile, kus neid saunasid tehakse sauna mõõtma, et Rain saaks hakata sellele vundamenti tegema. Selline väike toru saunake. Ma näitan siit ka. Sisse vist ei saa praegu. Selline. Siin on siis leiliruum ja väike eesruum. Ja selle mõõdame siin ära, siis lähme maale. Meil on väike törts veel seal vaja muru niita ja Rain hakkabki siis kaevama sellele saunakesele vundamenti täna ja loodab täna valmis saada. Nagu ma aru saan, siis see läheb suht lihtsalt mingite plokkide peale, seega peaks olema suht easy seda värki kaevata. Mina siis hakkan muru niitma. Neljapäeval käisime ka suvilas ja siis ma sain toad ja kõik puuri asjad korda. Seega nendega on ühel pool ja siis põhimõtteliselt tuleks täna veel vaadata stepsleid, lüliteid, sest järgmine teisipäev või kolmapäev tuleb elektrik ja siis äkki saame kuidagi selle elektriasjaga vähe rohkem edasi liikuda. Ja järgmine nädal on ju ka jaanipäev, seega jaanipäevaks peaks see saun meil üleval olema ja võiks saada sauna minna. Praegu on selleks sauna tarnimiseks kokku lepitud kolmapäev. Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt ja me saame selle saunakese endale ilusti suvila juurde kolmapäevaks. Vot. Rain tegi nüüd vahepeal selle sauna uksekesega lahti. Võtmed on meie käes. Selline näeb ta siis välja. Oi, siin on nii hea see puidulõhn. Okei, see käib. Okei, ma ei hakka sellega võllama siin praegu. Siin on siis, kogu see asi on siin
sees juba olemas, põhimõtteliselt tuuaksegi see saun lihtsalt krundile ja põhimõtteliselt võib kohe kütma hakata, nagu ma aru saan. Okei, ma väga palju siit seest näidata ei saanud, aga siiski täiega nunnukas ja ma ütleks, et väga palju ruumi on isegi, ma arvasin, et see leiliruum on väiksem. Ja ma ise arvasin, et see leiliruum on isegi väiksem, aga seal oli ruumi väga palju, kahel pool oli istumine, jumala äge. Ja mulle meeldib see väike nunnu aken seal leiliruumis, juurde vaadata leiliruumist. Tulime siia ehituse ABC-sse, et vaadata natuke neid lampe ja pistikuid, aga reaalselt valik on nii kehv, et tahaks mingit taolist, nagu see pikk must on köökis, meil on hästi madal lagi, aga see peaks nagu must olema, mitte selline tume hall. Seega ma ei teagi, või kust me saame selle. Sest põhimõtteliselt võiks need lambid olemas olla, kui meil kolmapäeval elektrik tuleb, et ta saaks nagu need asjad kohe ära panna, sest jah, vaatame siis. Täna on juba 24. juuni ja ma pole üldse jõudnud filmidest, ma olen kogu aeg tööl olnud. Aga täna ma käisin ka hommikul tööl. Tulime siis jälle suvilasse, me oleme vahepeal muru ära saanud kõik niita. Saun tuli paar päeva tagasi ja täna hakkamegi siis jaane pidama. Meil tulevad külla mõned sõbrad, pere. Seega täna me proovime esimest korda uut sauna ja jah, õnneks on ilm mega soe, seega saab täiega päikest võtta. Nii et ma teen kerge update'i pärast seda, kui ma näitasin, et meil siin oli üli pikk hein ja siis näete sauna ka. Nii, ma panin, terrass on valmis juba ja siis saunake. Meil on väike lõkkeplats isegi ja muru saime niidetud, see on küll veits nagu selline pruuni värvi, sest nii kuum on vist. Või ma ei teagi, me niitsime selle kõrge heina ära, siis ta jäi kohe selline veits pruunikas. Aga meil on saun, seda hakkame täna proovima. Rain vaatas meile lõpuks uue autoga välja, või mis uue, selles mõttes, et teiste vana, meie uus, ja ega meil enne ka autot ei olnud, seega see on nagu, lihtsalt auto. Ja uuel nädalal peaks selle kätte saama. Ja jah, ehk siis uuel nädalal teeme Tallinna otsa, seega on ka Tallinnasse tsillima minna. Teate mis? Täna on jälle mingi, mis päev täna on? Neljapäev on täna ja ma pole jõudnud mitte midagi vlogida. Kell on 5 ja ma just nagu lõpetasin tööasjad. Ühesõnaga, ma teen jälle mingi kokkuvõte, mis suvilas saanud on. Rain läks täna elektrikuga siis suvilasse. Ma ei teagi, kas nad siis täna said stepslit seina või ei saanud. Eks Rain tuleb koju, ta räägib. Aga põhimõtteliselt jah, meil nüüd veeti siis õues tuppa see elekter, nagu mina aru saan. Ja ongi siis asjad nii kaugele, et tulevad stepslid ja asjad ja siis justkui peaks mis iganes elektrilevisse teada andma ja nad teevad kuskil mingi asja ja lülitavad elektri sisse. Vist peaks nii lihtne see asi olema, nagu meie aru oleme saanud. Ja jah, loodame, et sellega läheb kõik hästi. Tean, et kui see juuni nüüd läbi saab, siis äkki natuke on vaiksem ja kui saab sinna suvilasse ka enam-vähem mingid elektrid ja sellised kiire loomulised asjad tehtud, siis ma saan hakata kogu seda vlogi asja natuke arusaadavamalt tegema, kas 1 või 2 päeva vlogid, et ma praegu olen ju teinud reaalselt, praegu me oleme juba 3. nädal jookseb Eestis ja ma olengi reaalselt nii teinud, nagu ma praegu teengi, jälle väike klipp, vaadake, nii et andke andeks. Nii et jah, tänaseks on tööpäev lõppenud, Rain just helistas, elektriasjad nagu ikka, venivad. Me saime praegu täna 2 pistikut ja nüüd tuleb sinna mingi ajutine vool sisse panna
elektrimees peab kuskil paar nädalat ära olema, siis tegeleb meie asjadega, kui ta tagasi on. Meil on nüüd vahepeal asjad siin paar päeva edasi liikunud, me saime oma auto kätte ja kolime nüüd suvilasse. Täpselt selline see autoke nüüd meil välja näeb, kõik on asja täis. No tegelikult enamusruumi võtab praegu see gaasigrill ja külmkapp, mis on siin minu selja taga. Aga on süles lillekesed ja nii me tripime nüüd oma suvila poole. Lihtsalt kolime suvilasse. Üks kohver tegelikult ei mahtunud peale. No, me oleme suht sellest saati, kui me nüüd Balilt tagasi tulime, täpselt samade riiete ja asjadega hakkama saanud. Et selles mõttes pole vahet, aga nüüd me siis kolimegi oma asjad sinna suvilasse, just suveasjad. Ja mingi hetk peaks siis, kuna me viisime kõik oma asjad keldrisse, sest et kui me kolisime Balile, siis peaks kunagi hakkama seal ka vaatama asju, mis seal on ja mis ja kuidas üldse. Peaks need asjad siit autost veel välja tassima. Me tulime täpselt naabritega samal ajal, nii hea. Sõitsid täpselt. Nii hea. Ei, nii naljakas just, et me tulime naabritega täpselt samal ajal ristniku peal, nad keerasid meile täpselt ette, sõitsid ka siia suvilasse ja siis me võtsime neile kohe sappa. Lilled on närtsinud siin juba. Kastma hakkama. Tšau! Meil igatahes on vahepeal asjad niimoodi saanud, et elektrik siis pani meile siia elektrikapikese. Nii tore. Ja siis põhimõtteliselt siia ruumi me saamegi. Me saame 2 stepslit on siin, millele tuleb siin järgmise nädala sees vool. Nende 2 stepsli sisse tuleb meil siis vool järgmise nädala jooksul. See oli mingi ehitusjärgus, mingi vooluteema, ühesõnaga selleks ajaks, kuni see elektrimees saab tulla veel lõpuni teha kogu selle asja siin. Aga praegu tassime asjad tuppa ja hakkame sättima enam-vähem mingid asju. Ja Rainike peab nüüd hakkama seda grilli kokku panema. See grill pole teab mis suur, aga juppe on mingi 1 miljon, nii et need kõik tuleb kokku panna, sest muidu täna õhtul süüa ei saa. Loodame, et sellega läheb kiirelt vähemalt. Ma pean mingid lilli asju siin kastma hakkama ja istutama. See nüüd ei saanud paar päeva vett. Ma loodan, et ta nagu ärkab ellu. Tegin nüüd kõik siin enam-vähem korda ja meil on uus grill tulel. Nii tore, nii kiirelt saab söök valmis. Juurikaid, siin on natuke kana ja liha. Täiega munna. Ja taaskord, nagu te aru saate, on järjekordne uus päev kätte jõudnud. See lihtsalt tuleb, ma ei tea, mitme nädala vlog. Sorry, sellepärast me käisime eile siis nii-öelda linnapäeval. Meil oli vaja mõningasi asju siia suvilasse osta. Siis käisime turul, kus ma mõtlesin, ma ei tea, miks ma isegi lootsin saada mingeid tomatitaimi juuli alguses või kurgitaimi juuli alguses. Ma ei tea, ma pole varem istutanud selliseid asju, siis ma mõtlesin, et äkki paar taime ikka kuskil on, aga ei, ma ei saanud midagi. Ma käisin siis lõpuks toidupoes, ostsin sealt salatit, basiilikut, murulauku, tilli, need, mis poti sees müüakse ja panin need endale mulda, nii et vähemalt on mul mingisugused maitsetaimed siis, mida kasutada. Täna on siis, mis päev, teisipäev juba ja täna on selline päev, kus me peame Rainiga pildistama minema. Me lähmegi otsime praegu rannas mõnusa koha. Me peaksin lähimate tundide jooksul kõik selle ära tegema, sest täna lubas vihma ja praegu on taevas ka juba suht kahtlane. Aga ma arvan, et täna õhtul ma panen lõpuks selle vlogi, selle osa kinni ja järgmises vlogis ma arvan, et tuleb Positiivusfestival, kus ma panen siis selle festivali kõik ühte vlogi. Ma ei hakka enam 3 nädala vloge tegema. Positiivus on siis, toimub Riias, kes võib-olla ei tea.
on selline vägev 2-päevane festival. Me lähme 4 ja autoga siis Riiga ja ma arvan, et tuleb vägev festival. Ja loodame ilusaid ilmasid ka siis sellel ajal. Tulime siia Karepale nüüd randa. Loodame, et siin väga... No praegu parkla järgi tundub, et siin pole kedagi. Üli ilus rand. Ja nii vaikne. Nii Rain teeb siis oma pildikesi. Ma naudin lihtsalt ilmasin. Aitan, kui midagi vaja. Ja nüüd tüüp sööb lihtsalt rekvisiidid ära. Kes keegi lubas neid mureleid võtta? Rain on murelimees ja mina olen maasika. Naine. Rainike meil siis pildistab Believe'i. Kes pole proovinud, siis palun. Energiaveed väga-väga maitsvad. Ma arvan, kõik juba nüüdseks teavad, mis asi Believe on. Rain teeb siis neile aeg-ajalt pilte. Ilm on vahepeal täiega tuuliseks läinud ja ma arvan, et kohe-kohe hakkab vihma ka sadama, seega me teeme kiirelt grillil oma toidukese valmis. Ja ma arvan, et siinkohal on nüüd hea lõppude lõpuks see vlog lõpetada, sest et vihmakas sada me peame tuppa tulema istuma. Teiega kohtume juba järgmises vlogis. Pange like, subscribe ja jälgige meid Instas ka. Seega järgmise korrani. Ciao!